Tere päevast! Viimaste päevade olulisemad sündmused on kahtlemata toimunud Ankaras ja Postimees on ka hoidnud kogu seal toimuvalt silma peal. Veel enne, kui me tuleme stuudiokülalise juurde, vaatame, mida rääkis natukene aega tagasi meile Postimehe välisuudiste toimetuse juht Evelin Kaldoja. Evelin, sa veetsid nüüd päris tükk aega Ankaras aega. Sa nägid kõiki neid kohtumisi rohkem või vähem lähedalt, rääkisid väga paljude inimestega, et kuidas sa selle Ankaras toimunud NATO tippkohtumise ise kokku võtaksid? NATO ei kukkunud kokku, kõik lahkusid positiivses tujus, et ma arvan, et see oli see lihtne põhieesmärk teha ära enam-vähem normaalne lõppkommunikee, millest saadi siis eelmisel nädalal tegelikult juba sisuliselt kokkuleppele ja teine ülesanne, mille siis liitlased endale püstitasid, oli põhimõtteliselt see, et USA president Donald Trump lahkuks siit rahulikult ja õnnelikult ja ma arvan, et see teine eesmärk sai samamoodi täidetud ja tundus, et ka seal pressikeskuses ja Eesti ametnike ja teiste seas näiteks Leedu välisministri puhul valitses täita selline positiivne meeleolu. No Trumpi puhul tegelikult ongi see ju huvitav, kuidas ta lõpuks ikkagi oli võrdlemisi positiivses meeleolus, samas alguses ta kritiseeris üsna palju liitlasi, et kui palju see tema nii-öelda kommunikatsioon ja tema kõneviis seal intriige tekitas selle kohtumise käigus. Ütleme nii, et tegelikult ju lõpuks keegi tuleb pressikonverentsi andma ja ütleb, et Põhja-Atlandi nõukogu saal oli täis armastust, on see üsna mittetraditsiooniline selline eufooriline lähenemine. Aga tundus nagu, et ta põhimõtteliselt hakkas tuld vaikselt maha keerama, et enne tippkohtumist ta tegi selliseid teravaid avaldusi, nimetas riike nimeliselt, ta saabus kohale, oli juba märksa selline sõbralikumas tujus, jah, ta ütles natukene halvasti Iraani kohta, aga no olgem ausad, Iraan oli eelmisel õhtul või ööl hakanud jälle ameeriklasi sihikule võtma, et see ei olnud väga üllatav, et kui ta pigem oleks üllatav olnud see, kui ta oleks öelnud, et okei, nad jälle lasid meie pihta natuke, aga no mis seal siis ikka, et pigem oli see kõik selline, ma ütleks, tuld keerati poti alt tunduvalt madalamaks ja lõpuks ta lahkus ikkagi väga sellises rõõmsas tujus. No meil siin Eestis räägiti hästi palju ikkagi sellest 7%, mida siis peaminister Kristen Michal sellisel kujul esimest korda välja ütles, et kui palju meie väike Eesti seal silma üldse paistis ja kui palju seda 7% nagu mujal arutati? Mulle ei paistnud ausalt öelda, et keegi oleks seda märganud, aga ma arvan, et see on selline hea lööklause, millega võib edaspidigi rünnata, et selle võivad meie ministrid endale rahulikult jutupunktidesse võtta ja edasi rääkida, sest see tegelikult näitab olukorra sellist veidrust. See 1,5% ma mäletan, kuidas eelmine aasta Haagis meie ministrid olid sellise tagasihoidlikuma lähenemisega, no jah, et teised panevad sinna igasuguseid asju, aga meie muidugi kulutame selle kõik nii-öelda kõvale kaitsele. Et mul on hea meel, et nad leidsid enda selgroo ülesse ja ütlesid, et kuulge, see teie 5% ja meie 5% on midagi väga erinevat ja see, et peaminister kasutas hüperbooli ja ütles, me siis teeme 7, et see on pigem positiivne, aga ma arvan, et võtab natukene aega enne, kui see setiks, sest siin ilmselgelt olid silmad rohkem erinevate riikide relvatehingutel, president Trumpil, president Erdoganil ja nii edasi, et ma arvan, et siin selles suures summas, et see oli pigem nagu selline idanema panek, et küllap seda võitlust võib sama loosungi alla edasi ka jätkata. Ma lõpetuseks tahaks ikkagi küsida Ukraina kohta ka, et no, kuidas sealt koha pealt tundus, et mida inimesed räägivad, et kas Ukraina võiks olla rahul sellega, mis nii-öelda kohtumiselt saavutati? Ma arvan küll, vähemalt need avalikud loosungid tegelikult olid väga positiivsed, et kui ma nägin täiesti eraldiseisvates intervjuudes, kui rahul oli Margus Tsahkna, kui rahul oli Leedu välisminister, kes ütles Budris, sellega, et hakati rääkima rohkem Ukrainast kui potentsiaalsest peatsest või mingi aja jooksul NATO liikmest. Samamoodi see, et Ukrainale ikkagi lubati rahaliselt abi, kinnitati Vene oht ära. Volodymyr Zelenskõid koheldi hästi, ta oli põhimõtteliselt ikkagi üks selle kohtumise staare. Et ma arvan, et ja pluss veel Donald Trumpi lubadus, et ukrainlased saavad Patrioti litsentsi, kuigi tõsi küll see litsentsi lubadus oli selline
ütleme nii, et ta vist ei olnud enne koduse eeltööd ära teinud, et ta esialgu andis lubaduse, aga vaadates, kuidas kõik hüppavad selle järgi, kui president ütleb, siis ma loodan, et see Patriotide litsents jõuab ukrainlasteni peagi, kuigi ma kardan, et see tootmisliini avamine ja käikulaskmine ja nii edasi, et see võtab päris palju aega, et ma loodan, et enne saadetakse Ukrainasse veel siis teiste varasalvedest õhutõrjemoona. Evelin, aitäh sulle ja ilusat tagasiteed. Ja nüüd on meil stuudios värskelt lennuki pealt saabunud välisminister Margus Tsahkna. Tere! Tere päevast! No alustame kohe selle kõige kuumema teemaga Eestis vähemalt. See 7%, see sai nüüd välja öeldud. Kuidas nüüd teised riigijuhid selle vastu võtsid? Et kas see tekitas ka suuri silmi teiste riigijuhtide seas? No tegelikult juba eelmisel aastal Haagis me arutasime ja ma tegin ettepaneku, et ütleme seal laua taga välja, kui räägiti sellest 5% kokkuleppest 2035. aastaks, ma tuletan meelde, et millest see 5% siis nüüd kooseb, et see oli vajalik saavutada, et see 5 number oleks olemas ja Trump oleks õnnelik. Ja tegelikult me räägime ju 3,5% nendest NATO kvalifitseeritud kaitsekulutusest ehk siis core spendings, mis läheb otse kaitsesse ja siis see pluss 1,5, mis on nii toetavad investeeringud, mis puudutavad siis sellist dual use või sellist mitte otseselt kaitsega, aga taristu ja kõik see muu. Ja siis me otsustasime eelmine aasta, et mitte kõigi teiste tuju rikkuda ja mitte segadust tekitada, et ärme siis ütle välja seda 7, aga tänaseks hetkeks nüüd siis Ankaras toimunud tippkohtumiseks me nägime, et kuidas kõik erinevad liikmesriigid üritasid näidata oma numbreid, kes ütles, et me oleme kahekordistanud oma kulutusi siin aastaga ja et kuidagi seda viite seal nagu ette manada ja oleme ausad, väga vähesed riigid tegelikult on ju sinna jõudnud, siis selle Haagi põhimõtte järgi täna juba sellel aastal, mitte aastal 2035, Eesti kulutabki 7%. Täpselt nii, nagu Haagis kokku lepiti. Ja tõepoolest laua taga tehti suuri silmi ja siis, kui meie peaminister ka seal tippkohtumise laua taga selle 7% välja ütles, siis ilmselgelt Donald Trump nagu vaatas nagu veel erilise pilguga, et ohoo, et siin on mingi riik, kes paneb ikka väga võimsalt, aga oleme ausad, me ju ei valeta ühtegi pügalat, vaid Eesti teebki nõndamoodi ja tegelikult Balti riigid, Poolaga, Põhjamaad ja ka Saksamaa näiteks sai erilise tähelepanu ka president Trumpi poolt, kuna tõepoolest need riigid on oluliselt rohkem investeerinud ja eks number 7, me panime siin koos Leedu välisministriga ja Leedu meeskonnaga endale 5% klubi märgid rinda, siis kui Donald Trump sisenes sellesse koosolekuruumi, siis ta minu ja kaitseminister Hanno Pevkurile pööras ka veel eraldi tähelepanu, pani näpu peale, et see on see, mis tuleb saavutada. Nii et me ei tahtnud selle edistada, aga oleme ausad, Eesti inimesed ja Eesti majandus selle investeeringu teeb ja midagi pole öelda. Selle SKT number, siis see GDP number on aus number. Et see ei ole vahet, kas sa oled väike riik või suur riik, see näitab tegelikult seda koormust sinu majandusele, sinu inimestele, sinu sotsiaalsüsteemile ja me näitame, et seda on võimalik teha, kui poliitiline ja ühiskonna tahe on olemas. Võib-olla natukene vaatajatele selgituseks, et jah, et see on selline nii-öelda loominguline raamatupidamislik kommunikatsioon, siis et mis sinna ülejäänu sisse kuulub, et Eestis on küll need nii-öelda konkreetsed kaitsekulud 5,6%, aga mis see ülejäänud on, mida Eesti sinna siis arvestab sisse? No sinna saab arvestada kõike, mis puudutab näiteks piiri, mis puudutab taristut, mis võimaldab näiteks liigutada sõjaväge. Sinna kuuluvad ka sellised toetavad teenused, mis võib lugeda sisse, et need aitavad sõjalisi võimeid ja plaane rakendada. Aga oleme ausad, et ega see 1,5 ongi natukene amorfne, et seda ei ole suudetud tänaseks nii täpselt ära sõnastada, nagu näiteks on need klassikalised NATO kaitsekulud sõnastatud ja seda NATO jälgib väga täpselt, et mis siis seal on ja mis seal ei ole. Ja ega meie päris eesmärk on suruda ka teisi sinna, et need tegelikult kaitsekulutused tõuseksid 3,5%-le kõigi poolt. See on juba väga kohutavalt suur raha, mis tuleks siis NATO-le lisaks sisse. See, et me teeme oma 5,4–5,6%, ei lähtu mitte sellest, et president Trump tahab näha seda numbrit, mis mul siin on, vaid sellest, et Vilniuses 2 aastat tagasi NATO selle tippkohtumisel me kinnitasime uued regionaalsed kaitseplaanid
ja see on hoopis teine kontseptsioon, need on süvalöögid, need on võimekus reageerida esimesest sekundist nii, et viiakse sõjategevus Venemaale, võetakse maha kõik, mis Venemaa sõjategevust NATO vastu toetaks Venemaal, sel territooriumil ja me lihtsalt oleme otsustanud, et need kaitseplaanide eesmärgid tuleb saavutada ennaktempos ja me investeerime nüüd sinna kogu selle üle 5%. Nii et see on see tegelik põhjus ja kui kõik riigid teeksid vähemalt 3,5 nagu päris kaitsekulutusi, siis oleks juba, ma arvan, NATO oluliselt veelgi tugevam. Kuidas teile tundub, rääkides nüüd teiste riigijuhtide ja ministritega, et kui tõsiselt seda võetakse või mis selleks siis vaja on, sest mõnesid riike on ju tegelikult ka president Trump nii-öelda sõnadega sakutanud, aga tundub, et sellest ei ole tegelikult abi olnud. No selles mõttes on mulle väga meeldiv see Trumpi ülibrutaalne surve siin, eriti teisel ametiajal Euroopa suunas, et tuleb investeerida ka ise kaitsesse, tuleb ise võtta vastutust. Sest see on olnud ju see sama põhimõte, mida meie oleme juba, ma arvan, et 15 aastat oma Euroopa partneritele rääkinud. Ja võetakse tõsiselt eelkõige, ütleme, Põhja-Balti riigid, kogu see nii-öelda ida pool, kes reaalselt ju näeb ja kogeb ka Venemaa ohtu nii hübriidselt kui ka me oleme väga lähedal ju Ukrainale ja see ohuhinnang perspektiivis on ikkagi realistlik ja ka nende ühiskondade inimesed, nad saavad sellest aru ja lõpuks need on kõik ju demokraatiad, et küsimus ei ole mitte ainult siis valitsuses, vaid selles, et milline toetus ja arusaamine üldse ühiskonnas on. Nii et võetakse väga tõsiselt, väga suure muutuse kogu sellesse dünaamikasse tõi ikkagi eelmisel aastal, kui Saksa valitsus otsustas tõsta oma kaitsekulutusi ja neil on sellel aastal 2,6 jõuavad seal paari aastaga 3%-li. See on metsik raha, see on metsik võime, mis tegelikult on sealt tulemas ja see võttis ära ka, ütleme, lõunapoolsetel suurematel riikidel ja ka näiteks Prantsusmaal või ka Ühendkuningriikidel võimaluse rääkida, et aga me saame aru, et need piiririigid ja need väiksemad riigid teevad, aga meil ei ole võimalik. No tegelikult on võimalik ja praegu võetakse väga tõsiselt. Eelmisel aastal Euroopa NATO liikmesriigid koos Kanadaga investeerisid $139 miljardit rohkem kui aasta varem ja need numbrid nüüd lähevad järjest rohkem üles, nii et võetakse tõsiselt, aga kindlasti on ka neid riike, keda ka näiteks Trump seal niimoodi avalikult sakutas, näiteks Hispaania, mõned veel, kes siis niimoodi põhjendavad, et nad ei saa tõsta, ei ole vajadust tõsta, et neil on võimed niikuinii olemas, aga tegelikult see SKP number näitab ikkagi ühe rahva panust siis ühisesse kaitsevõimesse. Kas meie peaks ka kuidagi, ma ei tea, kommunikatsioonis, diplomaatiliselt oma avalikus sõnavõttudes olema veel karmimad nende mõne riigi suhtes, kelle suhtes näiteks siis ka Trump on kriitiline? No me oleme konstruktiivsed karmid, aga eks lõpuks on ikkagi ju iga rahva enda otsustada, kui palju nad on valmis panustama, kuna see on ju maksumaksja raha, aga me ei ole läinud seda teed, et me peame teistele loengut, et meil on ju vaja seda NATO ühtsust ja aru saama, vaid ikkagi me selgitame, et miks seda kõike vaja on. Et Venemaa on oht ja selleks, et ka näiteks lõunapoolsed ja kaugemal olevad riigid ja rahvad saaksid jätkata seda toredat demokraatlikku elu väga heal elujärjel võrreldes muu maailmaga, et selleks on vaja investeerida kõigepealt kaitsesse ja võetakse järjest rohkem kuulda. Aga tõepoolest, Trumpist on olnud ikkagi nii palju kasu, et ta ikkagi väga brutaalselt on Euroopa surve alla pannud ja see on andnud ka meile võimaluse ja ka tegelikult ukrainlastele võimaluse näidata, et nüüd, kui me räägime sellest NATO 3.0-st, ehk siis see tähendab siis Ameerika Ühendriikide silmis, et Euroopa võtab NATO juhtimist rohkem üle, eriti mis puudutab siis Euroopa julgeolekut, siis kõik saavad ka sellest aru üha enam, et ilma Ukrainata ei ole seda võimalik Euroopas teha. Ukrainal on olemas sõjaline võimekus, nad on kõige suurem sõjaline jõud täna Euroopas. Neil on olemas poliitiline tahe võidelda, kui vaja. Ja nüüd, kui me räägime sellest rahamassist, siis on ka kogu Euroopa aru saanud ja ka Ameerika Ühendriigid, et tegelikult selle uue innovaatilise sõjatehnoloogia võimekus ja tootmine ja teadmine tuleb Ukrainast. Nii et paradoksaalsel kombel see, mida me oleme rääkinud juba mitmed aastad, et meie vajame Euroopa julgeoleku, NATO julgeoleku võtmes Ukrainat võib-olla isegi rohkem kui Ukraina meid, on ka näiteks eile lõppenud NATO tippkohtumisel juba nagu rohkem arusaadav ning ma olen pigem positiivne, et me näeme ikkagi Ukrainat NATO-s küll mitte kohe, aga vähemalt need mõtted on hakanud uuesti liikuma selles suunas. Ma sellest 7% veel ühe nurga, et
no tegelikult selles mõttes eestlastele oli see üllatus, et me seda niimoodi sõnastame, aga seal on ka tegelikult teine pool, et me ise teame, et Eestis on eelarvega üsna keeruline seis ja samal ajal on ka tulemas valimised, et kas me võime nüüd näha, et valitsuserakondades hakkab ühel hetkel selline retoorika, et oi, et me tegelikult ei pea nii palju kulutama, et saab kuskilt veel ära võtta. Kindlasti mitte valitsuserakondade poolt, et me oleme teinud otsuse, et me järgmistel aastate jooksul investeerime vähemalt 5% seda klassikalist kaitsekulus, et meil on vaja ausat reaalset pilku siis sellele, milliseid võimekusi me järgmiste aastate jooksul saame. Ja ma loodan, et sellist debatti ka ei tule, aga ma tahan inimestele öelda seda, et rohkem me ei võta. Et see on ka väga tähtis teadmine, et see asi on paigas, nii nagu on see maksusüsteem täna paigas, lõpuks ühetasane ja nii edasi. Et me peame nüüd pöörama oma tähelepanu, kui me hakkame järgmiste aastate eelarveid tegema sellele, et kuidas moodi me selles muutunud maailmas, et ei elaks mitte hirmus ja kogu aeg ei räägiks sellest kaitsest, me oleme need otsused ära teinud, vaid et kuidas moodi me saame oma elu normaliseerida, kuidas õpetajad saavad palka, arstid saavad palka, kuidas moodi, ma ei tea, pensionid tõusevad, kuidas moodi haridus oleks finantseeritud. Et ma arvan, et teistel NATO riikidel on kõik need debatid veel ees. Ja selles mõttes on Eesti oma otsused ära teinud, ma tahaks väga tänulik olla Eesti inimestele. See on paigas, meil on plaanid olemas ja nüüd keskendume nüüd sellele, kuidas oma enda elu paremaks teha, sest me ei saa elada ainult siis selles sõjahirmus. Me oleme enda poolt kõik täna teinud, et me oleksime võimalikult tugevad ja ka teistele NATO eeskujuks. Üks väga oluline uudis, mis Ankarast Eesti jaoks tuli, oli see, et NATO liigub Eestis üle õhuturbest õhukaitsesse. Oskate te nüüd lühidalt kokku võtta, et mida see tähendab, mis see muutus tähendab? Kui te mäletate, siis 19. septembril eelmisel aastal tungisid 3 Vene hävitajat Eesti õhuruumi ja seega NATO õhuruumi 12 minutiks ja me kutsusime kokku artikkel 4 konsultatsioonid ja viisime selle teemaga ÜRO Julgeolekunõukokku ja pärast seda tehti praktilisi otsuseid, mis puudutab siis seda Eastern Centri missiooni idatiival, et tugevdada siis meie idatiiva õhuturbe ja kogu seda kaitsevõimekust. Ja sellest hetkest peale me hakkasime töötama NATO siis raketi- ja õhukaitseplaanidega, et seda täiendada nõnda, et õhuturbe missioon, mis on rotatsioonipõhine, aga millel ei ole nii suuri õigused, muutuks õhukaitsemissiooniks, nii et ta nüüd osa kogu NATO raketi- ja õhukaitsesüsteemist kõige kõrgemal tasemel ja teiseks muudeti ka paindlikumaks ja anti rohkem õigusi siis SACEURile, kes on siis NATO vägede juht, kasutada siis vajadusel neid nii raketi kui ka siis õhukaitsevõimekusi, kui me räägime hävitajatest ja kõigest muust. Ma ei saa rohkem edasi detaili minna, kuna see teema on selline klassifitseeritud, aga kokkuvõttes ma võin öelda, et see on selline, ikkagi samad lennukid lendavad edasi, aga ütleme niimoodi, et on tugevam, selgem ja paindlikum võimekus vajadusel reageerida koheselt. Ja, et tegelikult minu järgmine küsimus olekski olnud, et NATO operatsioonibaas tehakse Ämarist, et kas see tähendab kas siis seda, et tuleb juurde mingisuguseid vägesid, mingisuguseid võimeid sinna? Meile tuleb juurde siis, kui on vaja. Meil on siin nii palju, kui on vaja, aga oluline on see, et Ämari on nii-öelda top, ta on tipptasemel kõigiga võrdne strateegiline baas, kust siis kogu NATO-t kaitstakse. Et ma lihtsalt selgitan ka, et ei ole nõndamoodi, et Ämarist kaitstakse Eestit ja siis Leedu baasist Leedut, et see on tegelikult üks süsteem, mis on siis SACEURi ehk siis vägede juhataja käsustuses ja on ka täpsustatud ja muututud paindlikkust neid reegleid, neid protokolle. Et suuresti seetõttu, et me tõmbasime selle teema käima peale eelmise aasta septembri õhuruumi rikkumist. Ehk siis tõlkes, kui me nüüd mõtleme selle peale, mida me oleme näinud viimased vähemalt aasta aega, et droonid näiteks Eesti õhuruumis on toimunud väga palju erinevaid diskussioone, et kas me peaksime laskma, kas me suudame lasta, kas tehakse otsuseid või mitte. Nüüd on see asi konkreetselt paigas, meil on otsustusprotsess, me lihtsalt ei saa seda avalikult välja öelda. Need on paindlikumad reeglid, need on läbimõeldumad reeglid, põhinedes sellele kogemusele, mida me näeme siin, aga ma tahan ka öelda, et ka senimaani on olnud õigus alla tulistada ka neid samu hävitajaid või droone ja droone on ka tegelikult alla tulistatud. Aga kui me tuleme nüüd droonivõimekuste juurde, siis hävitajatega droonide vastu võitlemine on võib-olla väga kallis, aga üks väga oluline samm, mille me siis kahepoolselt kokku leppisime, oli drooni kokkuleppe
meil oli kahepoolne kohtumine siis Ukraina president Zelenski, kus siis meie peaminister Kristen Michal ja Zelenski kirjutasid Tallink kokkuleppe ja see on juba väga suur samm edasi, kus me saame osaks kogu sellest innovatsioonist, mida Ukraina teeb ja samamoodi meie ettevõtted ja Ukraina ettevõtted saavad õiguse hakata ühiselt tootma ja ka arendama Eestis neid võimekusi ja sealt tuleb tegelikult see nii-öelda droonitõrjevõimekus samamoodi, nii et see ma pean ise, et see on üks väga oluline samm selles suunas, et me ikkagi endale selle sama 5% eest saame seda, mis maailma kõige moodsam tehnoloogia peaks võimaldama kaitsevõtmes. Ukrainast ja droonikokkuleppest ehk ka räägime mõne aja pärast. Vaatame praegu veel materjale Ankarast. Meil on intervjuu Leedu välisministri Kęstutis Budrysega. So, first of all, could you describe what happened yesterday at NATO-Ukraine Council? That is, first of all, it's very good that we had the council meeting at foreign ministers level. Next to it, we had President Zelensky, who was at the dinner with the leaders, and we have also very strong messages what concerns Ukraine, support to Ukraine. We agreed that 70 billion will be provided this year, European support loan included, and also next year. So this is the pledge to support Ukraine, and this is also the strong message to Putin that you won't outlast us, we will support it till it will be needed. So at the council meeting, there were also strong messages from the allies, and also some numbers that they announced, or some commitments, new commitments that were done during the council meeting. But there was one additional also element. More allies were talking about the very need to have Ukraine within NATO, and that was also from our side. Ukraine membership in NATO, that will be not only security guarantees for Ukraine, but it will be also more security for NATO, because now no one has doubts that Ukraine is security provider for Euro-Atlantic area, with their expertise, with their technologies, and also with the fact that they are defending the very first line of Europe against the Russia's aggression. What about burden sharing? As I understand, countries like Estonia or Lithuania are among the few who provide majority of the support to Ukraine. Did you see other allies raising their hands and saying that, okay, we are going to pitch in as well? Yeah, there were some numbers announced, but overall picture is really grim in this perspective. We see that Nordic Baltic countries, then Germany, Netherlands, some others, Belgium probably, providing the majority of the support, and it's not fair. Because if we agree that Ukraine also deals with our security, Euro-Atlantic security, it means that we all have to support Ukraine, not only some of the nations. And it means that we have to share this burden. And that would be a very wrong message if someone would read that, oh, European support loan already covered what Ukraine needs. No. Additionally, we have to also to do the commitments. In Lithuania, we did it back in 2024 and pledged for 10 years. So we will spend 0.25% till 34. If it will be needed, we will just expand it. So this is how we approach it. And it's a bit sad that this was also proposed by Secretary General Rutte to have this sort of formula for all NATO allies. It was not accepted, sadly, but still we are working on it. So you hope it may be accepted sometime later? Yeah, because we will have to discuss it anyways. Even if there will be the full ceasefire, even if there be the just and lasting peace agreed, Ukraine will need support for their security and defense. That's what we said to them. We will provide the support. It doesn't matter whether it will be achieved peace or not. Of course, we want to be faster than later. But that's our approach. So we will have this discussion. As we will still have the discussion about frozen assets. Because there will be, of course, some countries would say that, oh, we have the difficulties with the budget. Everyone has difficulties with the budget. Lithuania has difficulties with the budget. But we still have to prioritize things. And security is priority number one. And within the security, to stop the aggression against Ukraine is number one. To keep them strong is priority number one. So how come can be there other priorities? What do you think of the countries who have acquired papers from Mark Rutte that they don't have to help Ukraine? Well, what concerns supplies or Slovakia's case. Yeah, so there are different ways to how we should encourage each other to do more.
So our way is to lead by example and to show leadership. That's why we are within the 5% club, proudly with Estonia, but we are together with you a bit lonely, so we need more countries joining in, so we use this rhetoric. We see that United States leader chose different rhetoric. He's a bit more pushing and hard on it, but the message is similar. And there are some other ways to encourage. So, still we have many ways and instruments, and we are moving into the right direction. That's good. And finally, has there been any kind of specific thing that was very important to Lithuania in particular during this summit? As for everyone, unity was to show unity is still really important and was important to us. Important and also certain things that are related to the strengthening of the front line of NATO. As for you, for Estonia, same for us, air defense is really high on agenda. We need more sensors and we need more kinetic measures to take the drones and other incursors down. So we hope that there will be some certain decisions announced also in this summit what concerns increased air defense. Sellised olid siis Leedu välisministri mõtted. No, Leedu välisminister lõpetas oma jutu tegelikult õhukaitsega ja õhutõrjega ja teie rääkisite ka vahetult enne seda intervjuud droonikokkuleppest. Et ma siis küsiks kohe sellel teemal edasi, et Leedu sõlmis selle leppe ju tegelikult juba Tallinnas, Läti sõlmis selle ka Tallinnas. Mida siis Eesti nüüd paremat sai sellest leppest? Ka meie Tallinnas sõlmisime sellise raamkokkuleppe, aga meie huvi oli minna hästi konkreetseks, et mitte ei oleks selline deklaratiivne üldine koostöö, vaid meie huvi oli leppida konkreetselt kokku Ukraina poolega, kuidas moodi ja millistel tingimustel hakkavad ka meie ettevõtted tegema koostööd Ukraina sõjatööstuse ettevõtetega, kuidas moodi see intellektuaalne omand liigub, millised tingimused on investeeringutel. Ja Ukrainas on väga karm kord selles mõttes, et kõik selline ühistegevus väljaspool olevate ettevõtetega ja ka näiteks eksport ja väljaspool Ukrainat tootmine on väga reguleeritud, et see toimub ainult presidendi nii-öelda egiidi all. Nii et meie rääkisime läbi ikkagi juba seda järgmist levelit, järgmist taset ja nüüd ongi meie sammud nüüd seda juba rakendada, nii et meil pole aega. Nii et need erinevad kokkulepped on erineva taseme sisuga. Ma ei hakka kommenteerima detaile, kuna need on kahe riigi vahelised asjad. Aga ma võin öelda seda, et Eesti kaitsetööstuse selline strateegiline võimekus saab ikkagi oluliselt lisa ja see annab ka meie kaitsetööstuse ettevõtetele endale sellise tõuke, kuna kui me vaatame ju globaalset maailma, vaatame kas või NATO liikmesriike, siis on kohutavalt suur vajadus just nimelt uue tehnoloogia tootmisvõimetele. Ja kindlasti see aitab ka kaasa meie enda kaitsevõimele ja mitte ainult siis ütleme droonide näol, et kui inimesed kujutavad ette, et toodetakse rohkem ja moodsamaid droone, siis me räägime ikkagi kontseptsioonist, me räägime sellest, kuidas moodi pidev innovatsioon toimuks Eesti territooriumil ja kindlasti on osa sellest lepingust ka see, et kuidas moodi me üles ehitame üldse oma seda praktilist kaitsevõimet vastavalt sellele, kuidas moodi sõjapidamine on muutunud. Nii et see on üks väga oluline, väga praktiline kokkulepe. Ma saan aru, et see leping on nii-öelda salajane, et tegelikult nagu ajakirjanikele seda ei näidata ja täpselt me ei saa teada, aga võib-olla siiski natukene väikest ülevaadet, et mis seal ikkagi konkreetsemalt sees on. Kas Eestisse näiteks tuleb mingisugune Ukraina rühm abilisi, kes aitab meil siis nii-öelda droonitõrjet üles ehitada või kuidas see täpsemalt hakkab nüüd tööle? No kõik need täpsemad detailid ju lepitakse veel kokku, viiakse ellu ja tõepoolest, kui on sõlmitud selline kahepoolne kokkulepe, siis detailist enne ei räägita, kui asjad on tehtud. Aga me peame silmas eelkõige seda kompetentsi, mis on olemas Ukraina sõjaväel, aga eelkõige see puudutab seda õigust, et erasektori ettevõtted, nii nagu ka Ukrainas, nad toodavad ja arendavad neid droonivõimekusi, nii ka Eesti ettevõtjad, nad saavad selle õiguse regulatsiooni, kuidas moodi seda kõike teha väljaspool Ukrainat, meie territooriumil näiteks, kuidas moodi see oleks osa meie enda kaitsevõime arendamisest ja seal on väga palju regulatsioone, väga palju detaile, millesse ma ei saa minna. Räägime nüüd natukene Ukrainast veel, et
Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi oli ka Ankaras kohal. Nagu Evelin tegelikult saate alguses ka ütles, et Ukraina jaoks pigem võiks Ankarat pidada edukaks, et üks kõige olulisem asi oli see, et president Trump lubab Ukrainale edaspidi Patriot toota. Et selles sõnumis oli tegelikult üsna palju sellist määramatust ka, et Trump isegi ütles, et ta ei ole veel ettevõtte käest justkui küsinud või neile seda teatanud, et kui palju see protsess võiks nüüd aega võtta, et mida ukrainlased ütlevad? No üldiselt, kui Ameerika Ühendriikide president Trump ütleb, et USA annab litsentsid ja õigused Ukrainale, siis ma arvan, et need ettevõtted seda ka järgivad. Eks see võtab pisut aega, aga see oli väga oluline, väga praktiline sõnum. Laiemalt mul oli võimalus rääkida ka välisminister Marco Rubioga pikemalt, et see hinnang Ameerika Ühendriikide poolt nüüd siis Venemaa agressioonil Ukraina vastu on oluliselt muutunud. Nad usuvad, et Ukraina on võimeline vastu hakkama, Ukraina on võimeline edu saavutama ja nad usuvad, et Venemaale surve panemisega on võimalik saavutada tegelikult see hetk, kus Putin võib-olla hakkabki tegelikult ja päriselt soovima rahu läbirääkimisi. Seesama otsus, et anda neid litsentse patriotide jaoks seda kinnitab, sest et me oleme täheldanud Trumpi läbirääkimiste käigus, et siis me oleme ise ka palju närvirakke kaotanud ja halle juuksed saanud, et mõnikord tundub, et äkki ta toetab rohkem Venemaad kui Ukrainat. Et see muutus on toimunud. Väga tähtis oli ka see, et suurusjärgus 70 miljardit nii selleks aastaks kui ka järgmiseks aastaks kinnitasid liitlased sõjalise abi toetust Ukrainale. Et see on üks konkreetne otsus, mis toetab Ukrainat endat, aga see on ka sõnum Putinile, et lääne liitlaste toetus on jätkuv. Kõige rohkem oli ikkagi mure president Zelenskil ballistiliste rakettide tõrjevõimekustega, kuna need laod on neil tühjad. Ja nüüd lähiaegadel ma loodan, et me näeme, kuidas erinevad liikmesriigid ja ka väljaspoolt NATO-t ikkagi Ukraina toetajad neid võimeid sinna tarnivad, kuna kõik inimesed on ju näinud viimaste nädala jooksul neid jõhkraid rünnakuid tsiviilisikute vastu, kus tegelikult Ukrainal ei ole seda kaitsevõimet olnud. Ja kõige hullem ikkagi on see, et on saabumas talv ja seetõttu praegu kohene abi ja surve Venemaale on see, mis järgmise 3 kuu jooksul on määravad. Aga näiteks Eesti perspektiivist üks oluline teema, mida me ka kahepoolsel kohtumisel president Zelenskõiga arutasime, ei ole mitte ainult sõjaline toetus, vaid ka Ukraina ülesehitus. Ja me oleme nüüdseks lõplikult kokku leppinud, et 28. 29. jaanuaril juba järgmisel aastal toimub Eestis siis see suur Ukraina ülesehituskonverents. Ja sellel on ka oma väga praktiline osa, et seal on erinevad teemad, liidrite kohtumised, aga üks osa sellest on ka kaitsetööstuse arendamine. Esimest korda nüüd Poolas oli teemaks ja näiteks sama droonikokkuleppe ja paljud muud praktilised sammud viivad Eesti vähemalt jaanuarikuuks siis kogu maailma Ukraina kaitsetööstuse koostöövõtmes sinna keskele. Nii et meie poolt vaadatuna oli see NATO tippkohtumine mitte ainult siis 5% või 7% võtmes tähtis, vaid väga palju praktilisi samme, mis lepiti kokku. No sellest ülesehitamise konverentsist me kindlasti tulevikus räägime pikemalt, aga ma jääks nende Patriotide juurde veel korraks. Et kas meie teame või teie teate, et kus kohas neid Patriote tegelikult tootma hakatakse näiteks? Et tegelikult see litsents iseenesest ju ei tähenda seda, et ukrainlased peaksid tootma neid Ukrainas. Kas näiteks Eesti on valmis Patriotide tehast võtma vastu? No see, mida ukrainlased on rääkinud meile juba mõnda aega ja nad on sinna ikkagi kõvasti investeerinud teadmistesse, on see, et ikkagi Ukrainas tootmise võimekused oleksid olemas ja päris kiiresti. Eelkõige küsimus on olnud just nimelt selles litsentsis. Ehk siis tundub imelik jutt, et mingi eurobürokraatia, aga tegelikult rakettide ja kogu selle maailma tootmises ikkagi need, kes on arendanud nende riikide õigused ja litsentsid on määravad. Et suure tõenäosusega ikkagi see tootmine toimub Ukrainas. Aga meie ühinesime ka 12 riigi poolt alla kirjutatud algatusega, millega hakatakse arendama järgmise 10 aasta jooksul investeeritakse üle 50 miljardi siis just nimelt süvatäppislöögi võimetesse. Nii et Eesti on osa sellest initsiatiivist ja me võtame seal kindlasti ka oma investeerimiskohustuse. Et see arusaamine, et sellise vana kontseptsiooniga tegelikult NATO enam konkurentsivõimes ei ole ja seesama patriotide kaasus, eks me vaatame sinna sisse, et kindlasti Eesti on ka huvitatud, et me oleksime osa siis nende süvalöögi ja ka selliste veelgi võimekamate relvasüsteemide tootmise ja arendamise protsessis, sest et
see arusaamine, et meil oma territooriumil peavad olema mingite võimete tootmised, on ikkagi määrav. Ma lihtsalt konkreetsuse huvides küsin, et see süvalöökide arendamine, see on siis nii-öelda tehnilisest poolest, et arendada välja selliseid süsteeme koostöös nende riikidega. Jah, arendada välja järgmise tasandi süsteeme, olla osa siis nende nii-öelda võimekuste loomises, samamoodi siis selles nii-öelda autoriõiguses ja see on see üks peateema, millega peasekretär Rutte lisaks siis sellele Trumpi veenmisele siis pööras tähelepanu, oli see, et kuidas moodi üldse NATO oma sõjatööstuse baasi saab nii-öelda üles töötada, sest et oleme ausad, et nii Eestis, nii Euroopas kui ka USA's hetkel seda võimekust nii palju toota, kui palju raha peale tuleb, ei ole ja innovatsioon on teine küsimus. Ja see näitab ka see 12 riigi algatus seda, et Euroopa võtab rohkem vastutust, iseseisvust ja sõltumatust ka väga oluliste ja keeruliste tähtsate relvasüsteemide arendamisel. Nii et see nii-öelda annab ka Euroopale rohkem sellist sõltumatust. Nii teie kui ka tegelikult Leedu kolleeg tõite välja selle, et Ukraina liitumine NATO-ga on taas rohkem laua peal. Ma ei tea, kui tõsiselt seda saab võtta, sest Balti riikides on see mõistetav soov ja huvi, aga mis see ajaperspektiiv siis näiteks võiks olla? Tõepoolest, see ei olnud planeeritud areng, kuna selle tippkohtumise fookuses ei olnud NATO liikmesus ja president Trump on ju väga selgelt selle välistanud. Aga Ukraina nõukogus, kus välisministrid istusid laua ümber, kuidagi moodi iseeneseslikult väga paljud riigid, ka suured riigid hakkasid rääkima sellest, et kui me räägime nüüd Euroopa suuremast rollist NATO juhtimisel, nii-öelda NATO 3.0-st, kui me räägime sellest, et meil on vaja päriselt täita need lüngad strateegilistes võimetes, mida USA vähendab perspektiivis Euroopa suhtes, kui me räägime ka näiteks sellest sama sõjatööstuse baasi tugevdamisest, innovatsioonist ja siis me räägime sellest, et ühel hetkel tuleb see koht, kus rahuleping sõlmitakse, loodetavasti õiglane ja kestev ja meil on vaja anda Ukrainale sõjalisi garantiisi ja julgeolekugarantiisi ja me tahame Ukrainat vastu saada neid julgeolekugarantiisid, kuna täna Ukraina on ikkagi väga suur sõjaline jõud, siis kõik üha enam saavad aru, et ainukene loogiline, efektiivne ja juba olemasolev süsteem on selleks NATO. Ehk siis naturaalselt Euroopa ja NATO ise vajab Ukrainat NATOs, nii et me liigume selles suunas, see arusaamine on seal, see ei ole täna poliitiliselt klaar. Nüüd Pariisis juba järgmine nädal kogunevad ju tahtekoalitsiooni liidrid, ka meie peaminister osaleb seal, kelle peamine ülesanne ongi ju panna kokku nüüd need julgeolekugarantiid selleks hetkeks, kui mingi rahu hakkab saabuma. Ja põhimõtteliselt ma võin siin otse välja öelda, et nagu leiutatakse jalgratast, et tegelikult meil on see süsteem olemas, mis on ju välja töötatud, kus on olemas plaanid, võimekused, poliitiline struktuur ja nüüd üritatakse sinna kõrvale midagi veel tekitada ja ma lihtsalt ennustan, et me jõuame ühel hetkel sellesse punkti, kus kõik ja ma loodan ka Ameerika Ühendriigid saavad aru, et NATO liikmesus on tegelikult see, mis tagaks rahu Euroopas pikaajaliselt ja annaks ka siis Euroopale selle tegeliku võime võtta see juhtroll Euroopa võtmes ära üles nii-öelda NATO juhtimise mõttes. Ma siin saate lõpuosas tahaks ikkagi rääkida Donald Trumpi ja Ameerika administratsiooni personaalküsimusest ka, et kui vaadata nüüd selle kohtumise dünaamikat, siis avalikus pildis alguses tuli NATO suunas, liitlaste suunas üsna karmi kriitikat, lõpuks avaldati siis liitlaste suhtes suisa armastust, et te kohtusite ka Rubioga, mida siis teie tunnetasite, viha või armastust? No armastust ikkagi, aga see armastus on selline päris karm ja jõhker. See on Trumpi stiil ju suruda ja olla ikkagi väga brutaalne. Aga oleme ausad, teistmoodi ju ka neid Euroopa riike käima ei saa. Kahjuks ei olnud Putin see, kes Euroopa üles äratas, vaid ikkagi Trump. Ja kõik saavad aru, et USA panustus Euroopa julgeolekusse ei ole enam tingimustetu, vaid seal on tingimused, mis tuleb täita. Aga oleme ausad, Eesti perspektiivist vaadatuna, see on meie enda huvides ka. Nii et eks on palju tööd tehtud. Ma arvan, et peasekretär Rutte on oma ülesannete kõrgusel ja tõepoolest, et see armastuse hõng, võib-olla see kõlabki natuke jaburalt, nagu Evelin ka ütles, aga selle kohtumise lõpuks, ma arvan, Trump nägi väga hästi, et võrreldes aastataguse ajaga Euroopa panustab rohkem, tehakse rohkem ja ollakse valmis ka rohkem näiteks toetama
USA-d kas või selles samas nüüd uuesti lahvatanud Iraani kriisis. Ja noh, Marco Rubio on selles mõttes olnud ju alati see, kes tegelikult saab väga hästi aru, mida tähendab Vene oht. Ja kui vaadata seal ümber toimuvas, siis pigem ongi olnud Marco Rubio see, kelle kaudu oleme saanud võib-olla paremini selgitada Ukraina olukorda ja meie enda huvisid. Vaataja kindlasti tahab ikkagi kinniste uste taha kuulata ja vaadata, et mida siis konkreetselt Marco Rubio teile ja Eestile ütles, et kuidas meisse suhtutakse. Natukene te juba rääkisite sellest. Aga see sama 5% või 7% või see on üks väga tähtis teiselt poolt. Mis oli meile väga tähtis hetk ikkagi ka oli see, et kaitseminister Hanno Pevkur kasutades ära just nende koridoride kohtumiste võimalusi suhtes ka sõjaminister Heksetiga, mis puudutab USA vägede paiknemist Eestis, et need uudised käisid läbi, et rotatsiooni korras on siit lahkunud ja me saime selle kinnituse, et siin suve jooksul tuleb täiendust ja ühtlasi vaadatakse ka üle nüüd aasta lõpuks kogu Euroopa vägede paiknemine. Nii et kõik sellised sõnumid ja otsesuhtlus on kindlasti väga-väga oluline Eesti perspektiivist vaadatuna. Me arutasime Marco Rubioga Venemaa sisepoliitikat, et see oli nagu huvitav, et nad vaatavad väga hoolega praegu ja saavad nüüd aru, et üks asi on Putin, kes võitleb oma elu eest. Aga väga tähtis on lugeda, mida ka meie luure näiteks loeb, et see toon, mis Putini ümber oligarhide ja muude otsustajate seas on oluliselt muutunud. Nad ei usu enam oma võitu. Ja meie asi oligi selgitada ka Rubiole seda, et surve tõstmine Venemaale muudab tõenäolisemaks selle, et ühel hetkel nii-öelda see maffia, nagu see maffiasüsteem on, et kui ikkagi pealik enam ei deliverda nii-öelda, et siis ikkagi muutub see olukord Putini välja kannatamatuks. Ma ei usu, et Putin muudab oma plaane olukorraga seoses, mis on rindel. Ma ei usu, et välise surve all ainult, vaid lõpuks see murdub kuskilt seest. Ja muidugi ma küsisin ka otse selle kohta, et kuna just nimelt sel ööl vastu siis tippkohtumise päeva lahvatas uuesti siis Iraani-USA konflikt, et mis on see perspektiiv, aga ega see areneb seal tundide kaupa hetkel, nii et meil see suhtlus on olemas, tähtis on selgitada ka meie enda positsioone ja oma pühendumust. Hästi lühidalt lõpetuseks, kuna te tõite Iraani jutuks, et ütles ta siis teile konkreetselt midagi, et kas Eestiga jagatakse selliseid mõtteid? No ta selgitas väga päris detailselt, mis seal öösel oli juhtunud, et kuidas Iraan alustas ju tegelikult nende Hormuzi väinas olevate laevade pommitamist, kahele saadi pihta. USA siis reageeris ja tõrjus siis päris mitme laeva põhjalaskmise ning andis siis löögi nendele regioonidele ja punktidele, kust seda tuld siis avati. Aga ta ütles ka seda, et nende huvi on jätkata kõnelusi, aga sellest on juba päris palju tunde möödas, nii et me võime põhimõtteliselt online vaadata seda protsessi, mis seal toimub, nii et seal mingit rahu tegelikult näha ei ole. Välisminister Margus Tsahkna, aitäh teile, et leidsite aega tulla. Head päeva. Ja järgmine Postimehe otsesaade on eetris järgmisel nädalal. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.